Tervist head Objektiivi vaatajad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja seekord olen teie ees teemaga, mis on maailma avalikkust kõnetanud viimastel päevadel päris palju. Teen sellise esmase sissevaate sellesse, mida nimetatakse Epsteini toimikute avalikustamiseks. Nimelt laupäeval vastu pühapäeva tuli Eesti järgi siis välja USA justiitsministeerium ligi 3 miljoni dokumendi või väikese sellise lehekesega, mis on justiitsministeeriumi lehel üleval ja kus siis on välja toodud seksuaalkurjategijast magnaadi Jeffrey Epsteiniga seotud dokumendid, süüdistused ja muud asjasse puutuvad paberid. Väidetavalt on see ainult osaline, et neid dokumente ja asju on veel, mida avalikustada. Ja käesolevas saates ma teen sellise esmase sissevaate sellesse, mida ma nüüd olen ka USA alternatiivmeediat lehitsedes tähele pannud. Ja milliseid nii-öelda paljastusi sealt siis kõige rohkem praegu välja tuuakse ja mida need dokumendid räägivad. Ning üritan natukene võib-olla luua ka konteksti mõnede asjade puhul. Mida kõige lihtsamalt või kõige üldisemalt võib siis öelda nende niinimetatud Epsteini failide kohta? No esiteks on tegu selliste katketega. Need on Epsteini kirjavahetusest, mõned on mingite ametiasutuste kirjavahetusest, kus on väiksed pisikesed katked informatsiooni kirjadest, seal esinevad mitmed nimed, loomulikult esinevad maailma eliidi absoluutsed tipud nendes kirjavahetustes. Me võime näha nii-öelda erinevaid selliseid leivapurukesi, isegi mitte pusletükke, vaid leivapurukesi mingist maailmast, mingisugusest seltskonnast ja mingisugusest, ma ütleks võib-olla ka kultusest, millest tõsi, kõik nii-öelda vandenõu teoreetikud on juba ammu olnud teadlikud. Küll aga meile nagu puistatakse tõepoolest ainult fragmente. Meil ei anta nendele konteksti ja väga paljud need dokumendid sisaldavad põhimõtteliselt ka mingisuguseid süüdistusi, olgu ka siis, ma ei tea, telefonisüüdistusi või mingit muud, mis on kirja pandud, mis on seotud Epsteiniga, mis on seotud nii-öelda mitmete eliidifiguuridega, millest me ei tea tegelikult, et kas need süüdistused on nüüd täiesti alusetud, kas need süüdistustel on mingisugune tõepõhi all ja eelkõige me ei tea seda, kas nende süüdistuste baasil on tekitatud mingisugune edasine käik. Kas nende süüdistustele tuginedes on üleüldse algatatud kohtuprotsesse, kuhu need süüdistused välja on jõudnud. Ja ma läheksin isegi nii kaugele, et ütleksin, et kogu seda faili hulka vaadates, mida ilmselt mitte keegi pole veel nagu läbi töötanud, aga vaadates nagu ühte kildu siit, teist kildu sealt, kolmandat kuskilt mujalt, siis kohati tekib suisa tunne, või küsimus, kas ei ole selline failide avalikustamine tegelikult vee sogamine? Kas ei ole tegelikult diversiooniakt niimoodi, et meile antakse mingisuguseid väikeseid pisikesi infokilde ja siis vaadatakse, kuidas publikum nende väikeste infokildude raames, millel puudub kontekst, millele igaüks paljuski paneb omaenda konteksti juurde, kuidas publik nende peale siis vaidlusesse asub ja milliseid teooriaid või ideid nad sellest välja toovad ja millist konteksti sinna loovad. Et kohati, ma ei ütle, et see on
nagu minu absoluutne veendumus, aga mulle tundub kohati, nagu oleks tegu põhimõtteliselt sellise diversiooniaktiga, mida mitmed infooperatsioonide asjatundjad on kirjeldanud kui lihtsalt segaduse külvamist. Ja täielikku nii-öelda tohutute nii-öelda materjalidega ülekülvamist niimoodi, et sealt seda terakest välja tuua ja sellele pihta saada oleks võimalikult raske. No igal juhul seal on päris karmi materjali, mis puudutab just nimelt neid süüdistusi, millest ma toonitan. Ei ole teada, kas need on jõudnud välja kuhugi reaalse kohtu kaasuseni, on midagi järgnenud nendele süüdistustele või on nad lihtsalt kirja pandud. Et nagu esimene töö, mida kogu selle faili hulka vaadates tuleb teha, on säilitada eelkõige nagu külm pea ja mitte minna otseselt nii-öelda säilitada külm pea, alustame sellest. Ja. Need on need võib-olla kõige üldisemad märkused. Teine märkus on muidugi see, et praegu on nende failide ümber selline tohutu infomüra. Et meile tulevad välja nagu ühed, teised, kolmandad killud sealt, mis on väga kõnekad tõesti, aga kuidas need kõik nagu tervikus suunduvad ja paigutuvad, seda me alles nagu vaatame. Ja nagu kindlasti on nendes failides veel materjali, mis on alles avastamata ja mida alles hakatakse välja tooma. Nii et ma kordan, et minu kommentaar on siiski täiesti esialgne ja ma ei pretendeeri siin mingisugusele nii-öelda failide ülevaate kommentaarile. Küll aga ma tahan seda kommenteerida, sest see on ikkagi puudutav väga tõsist küsimust. Ja puudutab nimelt seda, milline on lääne eliitide tegelik pale ja mis sealt nendest leivapurukeste taustalt hakkab meile paistma, millest on erinevatel viisidel rääkinud peaaegu kõik, kes natukenegi on olnud sellise kuidas öelda, vandenõuteoreetilise maailmaga sina peal, on sellest kuulnud. No mina olen kuulnud sellest, ma ei tea, 15-20 aastat, uurides erinevaid allikaid. Ja selleks on põhimõtteliselt eliidi omavaheline selline kohesioon, läbisaamine, aga mille baasil eelkõige satanistliku pedofiilia kultuse baasil. See on midagi, mis nagu tervemõistuslikul inimesel peaks lööma kõik punased tulukesed põlema ja võib-olla mõned isegi blokivad selle asja ära, aga need failid, vähemalt nende purukeste tasandil toovad välja nii mõndagi, mis asetuvad sellesse konteksti suurepäraselt, mida me oleme kuulnud erinevate tunnistajate läbi ja erinevate nii-öelda infokildude läbi juba, ma ütlen, 10 aastaid. Kui mainida nagu Epsteini failide ajalugu, siis loomulikult Donald Trump lubas Epsteini failid avalikustada kohe peale presidendiks saamist, siis hakkas pihta tohutu jama ja vassimine, siis räägiti, ja Donald Trump ise ütles, et Epsteini faile justkui polekski olemas ja see on üldse demokraatide vandenõu, selle peale tegid suured silmad väga paljud Trumpi pooldajad ja siis lõpuks siis tuli meile see esimene väike ports ja nüüd siis see suur 3 miljoni leheküljeline ports. Peale seda, kui USA kolmetäheliste organisatsioonide nii-öelda juhid ja esindajad olid ennast põhimõtteliselt viinud suhteliselt plassi olukorda. Veel mõned ma ei tea, kuud tagasi FBI juht Kash Patel ütles näiteks välja sellised mõtted. There's no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday.
that he trafficked to other individuals. And the information we have, again, is limited. So the answer is no one? For the information that we have. In the files? In the case file. Okay. No nii, mida Kash-Patel siin ütleb, on see, et neil puuduvad igasugused tõendid nendes failides, et Jeffrey Epstein oleks teistele inimestele nii-öelda inimkaubanduse vahendamisega siis kuidagi tegelenud. Et ta oleks teisi ma ei tea, seksiorjusesse viidud tüdrukuid teistele andnud, et justkui ta oleks kasutanud neid ainult ise. No ma ei tea, ma ei oskagi kommenteerida seda, sellepärast, et kogu süüdistus Jeffrey Epsteini vastu on tegelikult see, et ta tegeles süstemaatiliselt alaealiste laste vahendamisega maailma eliidile. See on olnud peamine süüdistus üldse. Kus Patel üldse sellise asjaga nagu välja tuleb, on omaette küsimus. Teine selline huvitav seik oli see, et nii, vaatame siit seda faili. Kuidas siis Justiitsministeeriumi ametnik Todd Blanche, kes neid faile esitles, tuleb ja ütleb välja, et nendes failides on ka ära jäetud nii mõndagi. Ja mis seal siis ära jäetud on? No, kuulame. Any depiction of CSAM or child pornography was obviously excluded. Anything that would jeopardize an active federal investigation. And finally, anything that depicts or contain images of death, physical abuse, or injury, also not produced. Any depiction of CSAM or child pornography was obviously excluded. Anything that would jeopardize an active federal investigation. And finally, anything that depicts or contain images of death, physical abuse, or injury. No nii. Ehk siis failidest on välja jäetud see, mis puudutab füüsilist, ma ei tea, piinamist ja surma. No nüüd esimese asjana võiks kohe hakata küsima seda, et okei, selge, failidest on välja jäetud selline asi ja otsene lapsepornograafia ja füüsilise kahju tegemine ning surm. Mis on selline materjal, mida justkui nagu tervemõistuslik inimene ei tahakski puudutada ega veel vähem seda nagu kuidagi kommenteerida või käsitleda. Aga esimene küsimus tekib nüüd siin see, et kus on need süüdimõistvad otsused? Kus on need uurimused, mis on viinud välja süüdimõistvate otsusteni, kui USA föderaalvalitsuse ja Justiitsministeeriumi käes on andmed, mis puudutavad laste mutileerimist, surma, pornograafiat, kõige jälgimat materjali üldse, mis on siis praegusest arusaadavalt loomulikult nagu välja jäetud nendest failidest. Kuidas see materjal on seotud Jeffrey Epsteiniga, aga mitte ainult Jeffrey Epsteiniga, kuidas see on seotud kogu selle eliidiga, mis seda materjali kas tarbib või ise toodab või tegeleb aktiivselt selliste tegevustega, mis toovad kaasa laste mutileerimise, laste vägistamise ja laste alaealiste lapsukeste surnuks piinamise, millele siin Blanche viitab. Kus on need reaalsed juhtumid, mis on jõudnud karistusteni? Ma ei tea ega ole kuulnud ühestki sellisest juhtumist, kui on need failid olnud USA Justiitsministeeriumi ja 3 tähega organisatsioonide käes juba pikalt. Epstein võeti kinni siin, ma ei tea, 6 või aastat või 5 aastat tagasi. Ja ega tema ei ole ainukene. Nii et need materjalid on käes väga, väga kaua aega.
Et kui nüüd vaadata seda, mida siin Todd Blanche meile räägib, siis põhimõtteliselt peaksid olema vastutavad isikud juba särisemas elektritoolil, nii nagu vorstikesed Eesti jaanipeol, grilli peal. Et see, mis meile praegu aga vastu vaatab, on midagi, mida me tõesti võime nimetada kohati mingisuguseks, et peaaegu diversiooniaktiks. Meil on erinevad infokillud, aga konkreetseid tulemusi sellest, kas ei ole konkreetseid tulemusi me siiamaani ei ole näinud. Nii, aga kas me neid ka näeme, me ei tea. Me tegelikult ei tea. Nii et Todd Blanche ise ütleb siin, mees, kes need failid siis Justiitsministeeriumi poolt välja tõi ja avalikustas, esindas Justiitsministeeriumi USA, ütleb, et see on väga karm kraam, mis sellega seotud on. See on võib-olla kõige jubedam ja karmim asi üldse, mida me võime nagu ette kujutada siin maailmas, üldse inimeste poolt tehtavat. Et vastutajad peaksid praegu tõesti olema seina äärde pandud. Me ei näe seda. Me ei ole kuskilt näinud seda. Kas praegune Epsteini failide välja toomine viib kaasa vastutajate seina äärde panemisele? Kas ta toob kaasa selle, et need inimesed, kes sellist jälkust õudust, kirjeldamatut õudust on teinud, ka eliidi seas eelkõige, kas nad pannakse elektritooli istuma, kas nad pannakse seina äärde. Vaat see on nüüd küsimuste küsimus. See on nüüd neid olulisi küsimusi, mis kogu selle asja juures tuleb esitada. Ja seda me ei saa vaiba alla pühkida. See on nüüd, et oluline on just nimelt see, et inimesed ära ei unustaks selle Epsteini failide juures, et nad hakkavad sellest diskuteerima, just kui oleks see mingisugune videomäng, et siin on nagu üks väike infokild ja seal on teine infokild ja paneme need kuidagi vastakutti ja siis diskuteerime siin, kes on failides, kes ei ole, bla, 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 bla. Nii. Normaalsed inimesed tahavad näha särinat, normaalsed inimesed tahavad näha seda, et pedofiilid, lapsetapjad, lapsevägistajad on pandud elektritooli. Nad tahavad näha, et neid karistatakse reaalselt kõige karmimate karistustega üldse, olgu nad ükskõik millisest ešelonist pärit. Ja ma ütleks, et see on nagu peamine ja keskne küsimus kogu selles Epsteini failide kaasuses. Aga milliseid asju siin siis välja on toodud ka? Noh, siin on väga huvitavaid asju. Vaatame natukene siit erinevaid momente. No, ma alustan jällegi natukene kergemast poolest, sellepärast, et kohe ei taha nagu sinna lapse tapu teemani jõuda. Alustame Eesti meediast ja alustame meie vabariigi sellisest ajakirjanduslikust lipulaevast, nagu ta iseennast kavatseb nimetada, Eesti transvestiidisõbralikust rahvuslikust meediast ehk ERR-ist. No seal on artikkel sellest, kuidas meil on luurajad tulnud välja siis Briti lehe Daily Maili veergudel sellest, et Epsteini kogu seksi impeerium võis olla KGB seatud lõks. Mitte FSB, vaid KGB. No nii, siit me siis loeme seda, kuidas luureallikate arvates juhtis USA seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein Vene luure huvides maailma suurimat mõjutusoperatsiooni, inglise keeles honey trap, kui ta hankis maailma mõjukatele meestele prostituute, kelle abil sai hiljem kompromiteeritud mehi survestada. Ja siis siin tuuakse välja tõesti, et see on nagu ikka põhimõtteliselt kohe mitte midagi pole teha, see on Venemaa on selle asjaga seotud ja loomulikult meie välispoliitika ekspert Marko Mihkelson on ka kohe mestis ja tuleb välja Marko Mihkelsoni järgi mees, kelle oma enda lapspildiskandaal summutati ära Eestis põhimõtteliselt nagu tööstusliku tõhususega ja need, kes selle välja tõid,
au ja kiitus, Kalle Muuli ja Postimehe nii-öelda kaader. Need põhimõtteliselt vaata, et peaaegu löödi risti selle asemel, et hakata küsima, mida teeb Mihkelson. Nii. Kogu liberaalne kanakarja kambakas aktiveeriti Mihkelsoni kaitsmisele, nii et ja me mäletame ka seda, kuidas päris valge kampsuniga see mees ei olnud, aga kuidas ERR-i veergudel pealtvaatajas tehti Mihkelsoniga intervjuu niimoodi, et no selle võiks panna igasugusesse nagu propagandaõpikusse, kuidas Mihkelson oma abikaasaga seal selliselt niimoodi vaatavad niimoodi kurva näoga, ütlevad, et nendel on liiga tehtud. Ja ometi need, kes nägid seda materjali, mis Mihkelsoni failis ja toimikus oli, avaldage Mihkelsoni failid, uus üleskutse, et need, kes nägid seda toimikut, ütlesid, et see on karm kraam, et see ei ole nagu asi, mis on nagu juhuslikult tehtud. Aga Mihkelson nüüd tuleb, huvitaval kombel jällegi, Mihkelson tuleb, ütleb, et on ikkagi väga tõenäoline, et Epstein tegelikult kas teadlikult või teadmata teenis Venemaa huve. Ja seda, et mida siis publik siit veel näinud on, see on ainult selline väike pisikene jäämäe tipp. Nii et põhimõtteliselt Epstein, üllatus, meie kõrgelt haritud spetsialistide arvates oli ikkagi, vaata, et peaaegu Venemaa agent. Kuidas on sellega, et Epstein oleks olnud, ma ei tea, alustame siis nüüd kõige ilmsemast, mis nendes failides välja tuleb, Iisraeli ja Mossadi agent, kuna Marko, Mossadi agent, kes vahendas alaealisi lapsi, ja me tuleme selle juurde tegelikult, et mis asju seal failides veel on, maailma eliidile. Ja see ei olnud mingisugune, nagu ütleb meile ERR või räägivad meile muud mingisugused allikad, et see on lihtsalt nagu selline honey trap. Nii, et võtad sellise toreda kuskil 18 või 19 aastase venelanna, paned kellegile külge ja siis pärast ütled, saadad mehele pildi, et ütled, et kas su naine tahab ka teada, kellega sa siin business tripil koos olid ja mida te tegite. Nii, et see ei ole see pilt, mis Epsteini failidest välja vaatab. Ei. See on nüüd jällegi kodumaine diversiooniakt sellest, et mis siit välja vaatab. Rääkimata sellest, et kogu asi nagu Venemaa kaela ajada on täiesti absurdne. Aga öelda, et see on nagu mingisugune honey trap ainult, on täpselt sama absurdne. See on kõige jälgimate kuritegude pesa ja see hakkab meile paljastuma, hakkab meile sellest nii-öelda sellest tohutust paljususest paistma see, mida me võiksime nimetada satanistlikuks, pedofiilseks kultuseks, kultusreligiooniks. Ei, see ei ole mingi honey trap. Ja seda kultusreligiooni mahitas tõenäoliselt Iisraeli Mossadi agent, võttes selle abil loomulikult enda lõaotsa peaaegu kogu, või need, kes siin osalesid, USA arvestatava poliitilise eliidi. Selline on Mossadi ja Iisraeli pale ka, kui me vaatame Epsteini kaasust. Nii et Vene kaart tullakse välja käima ka Epsteini juures, et see on ikkagi midagi täiesti astronoomilist ausalt öeldes, mida ei oskakski oodata, et kus kohas see Vene kaart nüüd jälle välja tuleb, et meil on põhimõtteliselt sellised bivalentsed olendid siin Eesti poliitikas, et on nagu üks kaart ida poole, see on Venemaa, see on paha, ja siis on üks kaart lääne poole, see on hea, tulge kõik, tule issi, anna kõike, mis mul on niimoodi, et sealt saab kõike võtta, see on kõik paha. Et meil on sellised,
silmaklappidega olendid. Ja ma arvan, et Mickelson ei ole seda, et ta siin kalkuleerib oma nende sõnumitega lihtsalt, et aga kogu see poliitika lihtsalt või sellised artiklid annavad tunnistust mingisugusest täiesti, näiteks nagu imbetsilli tasemel sellisest duaalsest lollist mõtlemisest ausalt öeldes. Ei, me ei räägi siin Vene agendist, me räägime Mossadi agendist. Nii, olgu see nüüd nagu ära öeldud. Ma ise jagasin Facebookis ühte teist pilti, kus on ära toodud siis see, et tegelikult oli Epsteinil hoopis tükkis sidemed, ma otsin selle ülesse, Venemaa niinimetatud opositsiooniga ja nimelt ühe Venemaa tuumasaadikuga samuti ja selleks on Ilja Ponomarjev, kellest üritas siis ilmselt lääne eriteenistused teha seal siin mõned aastad tagasi, tegelikult vist juba päris pikka aega tagasi, kuskil enne Maidani, üritati teha sellist valge revolutsiooni, ehk siis uue värvilise revolutsiooni käilakuju. Ja siin siis kirjutab Boris Nikolitš Epsteinile Ilja Ponomarjevist ja räägib sellest, kuidas tegelikult on väga oluline, et Ponomarjevi taha minna. Epstein ise kirjutab ka vastuseks ja räägib sellest, et tuleks hakata mõtlema seda, kuidas Ponomarjevi poliitilist karjääri aidata. Et siis selline Vene agent on Epstein. Okei, olgu see Vene kaart nüüd sinna auku, minguda sinna auku, kuhu ta kuulub. Aga tuleme teiste teemade juurde. Ja mida siis öelda veel? Siit on tulemas tegelikult päris karmi kraami. Ja üks selliseid dokumente, mis on täitsa siin ametlikul justiitsministeeriumi, USA justiitsministeeriumi lehel, toob siis nüüd välja, need on ära jälle pandud nende mustade kastidega kellelt kellele, aga me saame ilmselt kontekstist aru, et see on nüüd siis FBI ja võib-olla siis kas oli New Yorgi politsei, uuriva nii-öelda kriminaalpolitsei vaheline kirjavahetus, igadus nii-öelda asutuse sisene dokument. Ja siin räägitakse sellest, kuidas üks väidetav Epsteiniga seotud inimene, kes väidab, et teda vägistati, tuleb välja täiesti nagu haigete, ma ei ütle, et tema puhul, vaid asja enda puhul, hullumeelsete süüdistustega. Et siin on, ta räägib seda, siin raporteerivad siis asutused omavahel, kuidas see süüdistaja ütleb, et ta oli jahil, kus siis African American males, mustanahalised ameeriklased with white blonde females tegid nii-öelda, nad siis olid seksuaalsuhetes nendega, kes kõik veritsesid selle seksuaalsuhte ajal. Tema ise oli mingit tüüpi ritualistliku ohverduse ohver, mille raames siis tema jalad
jalgu vigastati Scimitariga ja siis ta tunnistas seda, kuidas jahil väikseid sülelapsi, beebisid võeti tükkideks, dismembered, ja võeti nende soolikad välja ja nii edasi, söödi neid. Ja tema ise tunnistab seda, kuidas George Bush üks, ehk siis George Bush vanem, teda vägistas. Siin on teine dokument selle kuskil 22-aastase mehe, nii palju kui ma aru saan, tunnistusest. Siin on öeldud ka seda, et Epstein ise on sellel suurel laeval teda vägistanud ning vägistamissüüdistus antakse ka Bill Clintonile, USA endisele presidendile ning öeldakse ka seda, et Donald Trump ja koos tema abikaasaga Melaniaga, mainitakse, et nad ei olnud veel abielus, olid ka sellel laeval kohal, mida nad seal tegid, seda ei mainita, aga laeval öeldakse, et nad olid kohal. Siis selline fail lihtsalt asutuse siseseks kasutamiseks. No millele see viitab? No see viitab mingisugusele asjale, millele võib anda nagu kahepoolse või suhtuda kahte pidi. Öelda, et okei, see on mingi täielik jama, et siin on inimene mõtleb asju välja, et me ei tea, kas see vastab tõele või mitte, kas me alustame uurimist või mitte. Või siis asetub see mingisugusesse konteksti, mida tegelikult me oleme erinevatest kohtadest näinud vägagi palju. Kaasa arvatud Hollywoodi mõnedelt insideritelt. Ja kes on tunnistanud, et laste ärakasutamine, seksuaalne ärakasutamine, ohverdamine, piinamine kuuluvad nii Hollywoodi eliidi kui ka maailma laiema eliidi praktikate hulka ja moodustavad teatavas mõttes sellise satanistliku kultuse ühe keskse osa. See meil ilusti seda vägagi hästi välja toob. No siin on näiteks Kim Noble, kes on üks kunstnik, kes teeb selliseid pilte ja väidetavalt siis John Podesta, kuulsa pizzaskandaali, Pizzagate'i osalise, Hillary Clintoni pikaajalise nõuniku vend Tony on ühe sellise maali omanik. Selliseid maale muuseas on palju tehtud, neid on avalikult eksponeeritud, inimesed üritavad kõike seda kuidagi käsitleda, nagu ikka tervet mõistust üritades säilitada niimoodi sümboolsena, et see räägib meile võib-olla mingitest traumadest, see räägib meile, kuidas ühiskond kasutab ära inimesi näiteks, a la. Aga siin on olnud mitmed, muuseas üks parimaid lehti selles valdkonnas on Vigilant Citizen, mida ma ise tarbin üks oma ka 15 või 20 aastat, ma ei tea, nii kaua kui see leht olemas on olnud, on tähelepanu pööranud sellisele nii-öelda kunstile, et see tegu on põhimõtteliselt MK Ultra, mis on CIA projekt, mille raames üritati ja taheti ja tahetakse ilmselt tänagi inimesi muuta põhimõtteliselt biorobotiteks, täiesti käsu all olevateks olenditeks. Nende psüühe on fragmenteeritud just nimelt selliste traumade kaudu. Nii et on rääkinud sellest, kuidas siis sellised asjad on toimunud, kuidas need asjad tegelikult räägivad sellisest kultuurist, kus see on tavaks saanud. No Podesta ise
siin väidetavalt omab selliseid kunstiteoseid jällegi. Nii, ma ei hakka neid kirjeldama siin, aga selliseid nii-öelda kunstiteoseid, kus väikesed lapsed on alandatud ja põhimõtteliselt sellises, mis räägib põhimõtteliselt seksuaalkuritegudest laste vastu. Ma ütlen, need on nii jälk kraam, et ma ei taha isegi sellist nagu asja nagu objektiivi panna, aga midagi pole teha, tuleb kommenteerida seda. Ja nii edasi, et alles hiljuti oli siin Euroopa Parlamendi hoones selliseid ühe Rootsi kunstniku kunstiteoseid, mis näitas samamoodi laste tükeldamist. Vaatan, kas ma leian selle ülesse. Nii, see on siin. See on ühe Rootsi sellise toreda naiskunstniku kunst siis, mis räägib meile laste piinamisest, niimoodi, laste tükeldamisest, samamoodi siin, laste surumisest kuskile mulli. Jah, loomulikult meil kõik kunstiteoreetikud tulevad ja räägivad sellest, kuidas see on sümboolne, see räägib meile sellest, kuidas võib-olla me kõik oleme ühiskonna poolt konditsioneeritud, kuidas meid on tüki haaval ühiskonna ootuste kaudu ära tükeldatud ja me ei ole enam ise, et me peame tegelikult kokku saama ja me peamegi sellise traumaga kuidagi siin suhtestuma ja nii edasi. Aga mis siis? Kui selline kraam oleks tegelik, mis siis, kui selline asi räägib tegelikult reaalsetest praktikatest, nii nagu me Epsteini failidest loeme, mis siis, kui see räägib asjadest, mis tegelikult on niivõrd jälgid, et me ei suuda seda nagu normaalse inimesena peaaegu isegi aktsepteerida. Mis siis, kui me räägime sellest, et maailma eliit on satanistlike pedofiilide kultus suuremas osas. Et siis saavad need ka Epsteini failide valguses, saavad sellised kunstiteosed palju parema nii-öelda konteksti. Et ma ei tea, kas te tahate sellist kunstiteost omale, et ostaks õige sellise kunstiteose omale, et kus kaks tüdrukut niimoodi naerul näol niimoodi lõikavad elusatelt lastelt jalga otsast ära. Et ostaks õige sellise kuulus kunstnik ja paneks omale nagu, ma ei tea, office'i seinale kuskile, firma peakontori seinale, tore kunstiteos. Ma ei tea, kes mõtleb niimoodi, kes need inimesed on, kes sellist asja tarbivad, kes need inimesed on, kes sellist asja heaks kiidavad, kes need inimesed on, kes ütlevad, et okei, et see on päris hea lahe sümbol. Nii, mängime sümbolitega natukene. Ei, see on mingisugune objektiivne kurjus, mingisugune objektiivne ja ütleks satanistlik tase, mis siin väljendub. No selles samas vaavas võib edasi minna Epsteini kirja fragmentidega. Ja siin on kellegile siis kiri 2009. aastal, kes viibis Hiinas. Ja see on Epsteini kiri või alguses Epsteinile ja siis Epsteini vastus. Ma olen Hiinas ja ütleb siis see kiri ja Epstein vastab, et kus sa oled? Okei, Epstein kirjutab ja teine vastab. Nii, okei, oleme siis täpsed. Kus sa oled? Kas sa oled okei? Mulle meeldis piinamisvideo, ütleb Epstein. Siis vastaja ütleb, et okei, ma olen praegu Hiinas. Saadetud BlackBerry rakendusest. No see on siis erinevaid teooriad, et kes see võis olla selline inimene, kellele saadeti. On räägitud siin erinevatest, on räägitud ka Hillary Clintonist muuseas. Aga igatahes Epstein ütleb, et talle meeldis täitsa selline piinamisvideo. Et jällegi võime minna edasi ja mõelda, et et siin võis olla nagu
keelekujund lihtsalt, et võib-olla röstiti kedagi USA esindajate kojas ja nii edasi, et omavahel räägitakse sellest piinamisvideost, aga mis siis, kui see ei ole? Mis siis, kui see ei ole? Mis siis, kui see on reaalne video mõnest lapsest, keda on piinatud? Need on need fragmendid, mis meile siit vastu vaatavad. Ja huvitav detail samamoodi. Siin üks autor Hans Manke räägib sellest, kuidas ja jagab seda, kuidas Epstein oli USA sellise peamise linna, loomulikult New Yorgi tänase linnapeaga, Zoran Mamdani emaga, väga lähedastes ja sellistes toredates seostes, siis kui Zoran Mamdani sündis. Ja on esitatud juba hüpoteese selle üle, et kas Zoran Mamdani võib olla see linnapea nüüd siin, kes on selline islami usku woke ja ärklev linnapea, sotsialist ja kommunist. Et kas see võis olla hoopis Epsteini poeg? Aga see autor ütleb väga hästi tegelikult, see autor, keda ma siin nagu parafraseerin, ütleb seda, et võib-olla ei olegi küsimus selles, et kas ta võis olla või ei ole. Kui ta on, siis on loomulikult jällegi üks tõend sellest, aga üks asi, mis nendest failidest välja tuleb, on see, et me näeme seda, kuidas eliit, mingisugune finants, poliitiline, tööstuslik eliit on teineteisega põhimõtteliselt nagu sukk ja saabas, on teineteisega täiesti sellistes peaaegu nagu, ma ei tea, nagu sõbrasuhetes, kuuludes nagu peaaegu samasse klubisse. Nii. Ja siin ka nagu me näeme seda, et jällegi selline huvitav väike pisikene detail, eks ju, et tänane New Yorgi linnapea samal ajal, kui ta sündis, oli tema ema, kes väga lähedastes suhetes Jeffrey Epsteiniga. Siin oli kirjad, kui ka siis fotod, mis seda tõestavad. Et see idee, et üldse nagu meil lääne eliit ja USA eliit, see transatlantiline eliit, on niimoodi nagu läbi põimunud ja seda mahitab üks selline mees, kellel on ilmselged suhted Iisraeliga ja kellel on ilmselged suhted Mossadiga. See on juba iseenesest nagu huvitav tähelepanek. Et et kõik lihtsalt käivad läbi teineteisega ja kõikidel on mingisugune selline side äkitselt nüüd selle sama vennaga siin, kes on New Yorgi seksuaalkurjategijast magnaat. Juba see on nagu huvitav mõelda. Siin on vahepeal olnud väiteid sellest, et Donald Trump ei ole nendes failides kuidagi kohal. No mina küll ei ütleks, et need väited vastaks tõele, sellepärast, et välja on toodud vägagi palju erinevaid kohti, kus Donald Trump jällegi toonitame süüdistuste tasandil on kohal nendes failides küll. Ja siin oli nagu huvitav kaasus, et siin USA meedia, alternatiivmeedia võttis välja need failid ning siis milles siis räägitakse sellest, et Trump on pannud toime seksuaalkuritegusid 13-14 aastaste lastega, et ta on korraldanud nii-öelda mingeid seksuaalseid pidusid ning üks orgiaid ning siis üks süüdistaja paneb ka seda Trumpile süüks, et suisa on tehtud või põhjustatud ühe tüdruku surm ja mõrv. Sellised, need on siis complaint summary, ehk siis kaebuse kokkuvõte.
ja need on siis tulnud välja ka nii-öelda kaebus. Siin on mõned telefonikaebused, siin on mingisugused kaebused, mis on siis jõudnud politsei ja USA justiitsministeeriumi huviorbiiti. No jah, ma toonitan, et need on kaebused. Et need on kaebused siis, mis on tehtud, ma ei tea, telefoni teel või mingite muude vahendite teel, mis on jõudnud ka siis politsei ja USA justiitsministeeriumi huviorbiiti. Aga huvitav on, et need on siin sees. Need on siin sees. Ja need on täitsa reaalsed dokumendid. Mis nendega veelgi huvitavam on see, et siin on, ma mäletan seda ise, et ma võtsin pühapäeval need kaebused esile, mis Trumpi kohta oli ja need olid ilusti seal justiitsministeeriumi lehel olemas. Vahepeal need kadusid sealt ära ja siis tulid teised, kes ütlesid, et ei, et need on tegelikult täitsa olemas. Nii, vaatame siit neid teisi kommentaare. They deleted it, but we saved it, ütleb üks selline konto siin. Siis tulevad teised, ütlevad, et tegelikult need failid, kus Trumpi nimi on sees, on täitsa olemas. I was able to get to it, nii sellest failist. Ma mäletan, et ise ma klikkisin ka sellele peale ja need olid ilusti olemas seal justiitsministeeriumi lehel. Nüüd, kui sellele samale lingile klikkida, ja ma kinnitan, et ma olen 18-aastane, nüüd avaneb selline pilt siit, et page not found. Nii et need olid vahepeal seal olemas, vahepeal ei olnud jälle, siis olid jälle uuesti olemas ja nüüd on siis niimoodi, et neid süüdistusi seal ei ole. Nii et see jutt, et Trump nendes failides nagu välja ei tule, see ei vasta tõele, tuleb küll. Vähemalt enne tuli siin nii-öelda mõned päevad tagasi või mõned tunnid tagasi. Ja need on ilusti nendes failides ära toodud. Et loomulikult, ma toonitan, et need on süüdistused tõepoolest. Need ei ole mingisugused nii-öelda, ma ei tea, mingisugused kohtupraktikad või mingid muud tõendid, eks ju, tõendeid siin ei ole, et need on lihtsalt süüdistused. Need süüdistused on siin kokkuvõtlikult esitletud, et selliseid süüdistusi Trumpi vastu on esitatud ja need on ka dokumentides sees. Et süüdistusi võib esitada ükskõik kelle vastu, ükskõik milliseid, et keegi võib ütelda, et Markus Järvi on puhta saatan, et käib vanapagana ja teistega koos neljapäeva õhtuti teeristil, et igasugust juttu võib rääkida. Et see on inimese fantaasia on siin ainult piiriks, aga vähemalt selliseid süüdistusi Trumpi vastu on esitatud, seda me võime väita. Huvitav on see, kuidas tegelikult sellele Epsteini kaasusele on reageerinud erinevad USA arvamusliiderid ja eelkõige huvitav on vaadata seda, mida on öelnud konservatiivide seast nii mõnedki, kes veel siin mõni teist aastat tagasi olid igati mõistlikud mehed nimelt näiteks Ben Shapiro. Ja Ben Shapiro oli omal ajal selline konservatiivne arvamusliider ja igati nagu huvitav isiksus, aga nüüd on ta siis põhimõtteliselt muundunud selliseks, kui meil on America First liikumine, siis Ben Shapirost on saanud põhimõtteliselt avalikult selline Israel First liikumise käilakuju, kelle eesmärgiks on süüdistada antisemitismis kõiki, kes ei kiida heaks ükskõik millist sammu, mida Iisraeli riik teeb, kaasa arvatud Gaza genotsiid ja milles on hukkunud üle 70,000 inimese. Gaza on pommitatud maatasa, et Ben Shapiro on olnud siis selline mees, kes põhimõtteliselt Mossadi agenti Iisraeli mahitajat USA's Jeffrey Epsteini on, kui mitte kaitsma asunud, siis vähemalt rääkinud tema failide vastu nagu sellist juttu, et kuulame. There are none, apparently. And again, a lot of people were shocked by this. I'm less shocked by this than some. The reason being, whenever there's this level of speculation without any sort of supporting evidence,
it's not a shock to me when all that sort of falls apart. What does this demonstrate? Well, it demonstrates that once a conspiracy theory gets going, it becomes utterly unfalsifiable. Utterly unfalsifiable. And no matter how much evidence is provided, and even if the people you trust are put in charge, it's still even more unfalsifiable. So listen, it's justifiable for people like J.D. Vance, who was the vice presidential candidate at the time before the election, to call for the release of an Epstein list because, frankly, people thought there was an Epstein list. However, the evidence suggested there really was not an Epstein list if you were watching this case with any sort of eagle eye. The problem is that when you... No nii, väga huvitav. Ben Shapiro ütleb, et polegi mingisugust Epsteini kliendi kaarti ega polegi Epsteini faile peaaegu üldse olemas, et evidence suggest, ehk siis faktid, evidence meile sellise vahetu teabe annab. No see on täielik, eelkõige praeguste paljastuste valgudes nagu täielik nagu BS, nagu lombi ülene rahvas ütleb. No kuulame edasi natuke. At a certain point, it's going to blow back on you when it turns out that you open Al Capone's vault, like Geraldo Rivera, and there's nothing there, which is actually what seems to have happened right here. If your expectations of a gigantic conspiracy don't come true and you have no counter evidence, none except for your speculation, I'm sorry, but that's on you. If you want to provide me the actual, not just your speculation, not just your sort of suggestions, not your wild, outlandish theories, speciously based on nothing, right? And all of that is open. But I'm sorry, when you put Kash Patel and Dan Bongino in charge of the FBI, and we put Pam Bondi in charge of the DOJ, and then it turns out that there's nothing there, I don't know what more you expect. What do you think? They're all part of the conspiracy? And the answer is, of course, yes. Väga huvitav nii-öelda Bonino ja Kash Patel ja teised, kes põhimõtteliselt tehti ära kolmetäheliste organisatsioonide poolt, et nemad siis tulid välja ja ütlesid, et nagu polegi midagi. Nii. Nemad on tulnud välja ja öelnud, et tegelikult seal polegi midagi. Ma alustasin Kash Pateliga, eks ju, et meil pole mingisugust evidence'i sellest, et kellegile oleks üldse mingisuguseid naisi vahendatud niimoodi. Ei ole lihtsalt niimoodi. Ja siis räägiti tegelikult täitsa sirge näoga vahepeal ka seda juttu, nii Pateli kui Bonino suust, et rääkimata Pam Bondi suust, et tegelikult polegi olemas mingeid Epsteini faile, justkui. Nii. Et no see on ikkagi täiesti uskumatu kraam, kuhu nagu sellises rahva petmises ollakse välja jõutud. Siin oli üks väike näide nagu sellest viisist, et mida siis on öeldud. No siis tuleme võib-olla väikeste lisadetailide juurde siin. Ja üheks on Jeffrey Epsteini suhe Bill Gatesiga. Ja ma tean, et mõned väljaanded on juba välja toonud selle, et kuidas dokumendid toovad välja, et Bill Gates sai Jeffrey Epsteini poolt vahendatud prostituutidelt suguhaiguse ning küsis siis Epsteinilt kiiresti mingisuguseid neid antibiootikume, et ta võiks neid sööta sisse. Küsis seda, et kuidas kõige paremini sööta sisse oma naisele neid antibiootikume niimoodi, et ta ei saaks aru, et antibiootikume sööks. Et naisele mitte suguhaigus siis edasi anda. Et selline kaasus Bill Gatesi poolt. No seda on nagu hea välja tuua. Bill Gates, oli tõesti tobe kaasus. Midagi pole teha. Aga kui me räägime ja võrdleme tegelikult seda, et mis siin tegelikult on kaalul nendes dokumentides ja mis õuduseid need tunnistajad millistele õudustele, kui peaks juhtuma, et need on vastavad tõele, millistele õudustele need reaalselt ka vastavad. Et hea on näidata ja hea on vaadata seda, et rääkida Bill Gatesi suguhaigusest. See ei ole mitte midagi, see ei ole mingisugune paljastus. Üks asi on see, kuidas Jeffrey Epstein ja Bill Gates 2017. aastal tegelesid siin pandemic simulationsiga, ehk siis pandeemia simulatsiooniga. See oli siis 4 aastat või 3 aastat enne, kui 3-4, kui siis reaalne pandeemia nii-öelda simulatsioon seegi tööle pandi nii-öelda tõsisemas mahus loomulikult. Nii et selle
juudi finantsieeri Jeffrey Epsteini käsi oli nagu igal pool sees, kui vaadata neid erinevaid faile. Siin on nagu võib-olla kõige nagu esmasem, mida ma olen näinud. On väga palju erinevaid faile, veel on nii ühte kui teist, on siin alles hakkab neid välja tulema. Üks huvitav kaasus oli ka näiteks Elon Muski juhtum. Elon Musk rääkis või tuli välja, et ta on Jeffrey Epsteinit palunud sinna saarele saatmist või saarele minemist. Ise ta väidab, et ta pole seal kunagi käinud, et ta pole mingites pidudes osalenud ja tunnistab ta ka praegu välja oma eksikontol seda, et see valu, et ta on tahtnud Epsteini faile avaldada, ükskõik mis valu see talle endale toob. Et tõsi, et inimene võib ju mingi lolli peaga kirjutada Epsteinile mingeid kirju ja nii edasi, aga vähemalt tema väidab seda, et ta pole seal käinud ja et tema kogu selles asjas ei osalenud, et see võib tuua talle kaasa mainekahju, aga tema tahab, et need failid avaldatakse. See on tema positsioon. Ja siin saate lõpus ma tuleksin tagasi kogu selle failisaaga peamise küsimuse juurde. Ja selleks on nüüd vastutus. Me tahame näha ja nõuame seda inimestena siin planeedil ja USA kodanikud eelkõige peaksid seda nõudma oma enda riigilt, oma enda administratsioonilt. Et nüüd hakatakse nägema reaalseid süüdi mõistmisi, et me hakkame nägema reaalset uurimist. Meil on terve rida erinevaid tunnistusi. Me tahaksime näha seda, et need tunnistused sõelutaks välja, kas nendes on midagi tõest, millised neist jõuavad välja konkreetse uurimiseni, miks ei jõua teised välja uurimiseni. Me tahame näha, et konkreetsed inimesed võetakse vastutusele. Kui see failide saaga lõpeb nüüd sellega, et pillutatakse rahva rämpsu ette lihtsalt mingisuguseid natukene küpsise puru. Niimoodi, et mitte kedagi vastutusele ei võeta, mitte mingisuguseid protsesse siit ei algatata, räägitakse ja sotsiaalmeedias ja kommenteeritakse neid tohutult palju infomüra, siis me võime ütelda tegelikult, et see failide avalikustamine ei teeninud üldsuse huvi, et see teenis tegelikult just nimelt diversiooni huvi. Et mõõdupuu nende failide reaalsuse ja kaalukuse juurde on see, et kui palju nüüd neid satanistlikke pedofiile siin võetakse vastutusele. Kes nendest nüüd vastutusele võetakse? Ja millised lähevad elektritoori särisema, nagu vorstikesed Eesti Vabariigi jaanipeol? Et grillil, ma mõtlen, elektritoolil keegi oma vorste ei grilli loodetavasti. Aga kes need inimesed on, kes nüüd võetakse vastutusele? See vastutuse küsimus on nüüd peamine. Konkreetsed protsessid, konkreetsed juhtumid, konkreetsed inimesed, konkreetsed näod, kes läheb kinni. See on see kaasus. Et kui me nüüd hakkame tõepoolest nägema seda, et meil on jällegi nagu mingisugune pudru sotsiaalmeedia ja uudiste sudu, meil on Michelson, kes väidab siin, süüdistab Venemaad ja siis meil on seal teised, kes räägivad tont teab millest. Kui me ei saa aru sellest, et Jeffrey Epstein on Mossadi, Iisraeli mõjuagent USA-s, et haarata USA eliit Iisraeli käpa alla, panna ta tegema seda, mida Iisrael tahab. Ja levitada ja mahitada ja tegeleda selle satanistliku pedofiilide kultusega seal. Niimoodi, et reaalselt oleks inimeste
strateegilised elundid sahtli vahel. Et kui me nüüd tahame näha reaalset puhastust, siis nende satanistlike pedofiilide nägu peaks nüüd venima väga pikale. Nii mitmedki peaks istuma kohtupingis, mitmedki peaks saama ultimatiivse karistuse, ränga karistuse, elu kaotama. Et see on see asi, see on see mõõdupuu nende kogu selle faili saagast. Et ei välistatud ei ole see, et ma kommenteerin siin tulevates saadetes veel ja vaatame natukene nagu sügavuti mingisuguseid asju, mida on teada või vähemalt kommentaari baasil. Aga jaa, ühte mõtlen küll, et me tahame konkreetseid tulemusi. Seda on tegelikult kirjutanud Elon Musk ka, kuigi mina ei usalda, et Elon Musk on puutumatu sellest juhtumist. Ma lihtsalt ei usalda. Ma ei usalda mitte kedagi. Võt see on väga huvitav tegelikult, et kogu sellise jura juures me ei saa ütelda seda, et me justkui võiksime nagu usaldada lääne poliitilisi eliite. Meil on erinevaid tunnistajaid olnud Belgiast, Euroopast, USAst, kes tüdrukud eelkõige, keda on lapsest peale seksuaalselt ära kasutatud, kes on olnud seotud satanistlike ohverdustega, satanistliku maailmaga, kuhu kuuluvad absoluutselt Euroopa tipud, kuhu kuuluvad USA tipud. Meil hakkab siit paistma tegelikult midagi, mis on täiesti uskumatu teatavas mõttes. Uskumatu mitte, sest me oleme sellest ju kuulnud pikalt, aga meil hakkab paistma siit midagi, mis annab läänele kogu selle tegeliku tähenduse. Ehk siis läänd juhivad satanistlikud pedofiilid. See on nüüd nagu tõdemus, milleni jõudmine nagu võtab nagu pikalt aega. Aga see on ka tõdemus, et kui see on tehtud, siis me võime ka ütelda, et me tegelikult ei peaks usaldama mitte midagi, mis meile tuleb tegelikult infost. Me peame kõik läbi kontrollima, kaasa arvatud tegelikult need failid, me peame nagu vaatama ja olema kindlalt nagu positsioneerima. Et kõige suurem viga on see, et kui me nende failidega teeme seda, et oi, et see nimi on seal, on kindlasti teinud seda. Tegelikult me ei tea seda. Et me peame säilitama nagu külma pea nende failide kommentaariumis. Aga küll ma ütlen, et minule tundub lihtsalt, et sealt paistab läbi selline täiesti õõvastav vaatepilt mingisugusest eliidist, mis on hõivatud ja mis täidab põhimõtteliselt vanu müsteeriumi religioonide ja vanade viljakuskultuste, kõige pimedamate viljakuskultuste nii-öelda, mis käib nende viljakuskultuste järele. Moolok ja Baal ja teised väärjumalad, kes on teinud vanast maost, esimesest revolutsionäärist, saatanast endale jumala, kes neilt nõuab inimohvreid. Et see paistab siit läbi. Ja ma ei räägi seda ainult failidele tuginedes, ma räägin seda sellepärast, et kontekst on ammu tegelikult loodud ja neid tunnistusi ja neid faili, kuidas öelda, konteksti tükke on pikalt pudenenud juba meile. Et see on see tõdemus ja mida me sellega peale hakkame, see on nüüd juba teine küsimus, mida ma siin saates arutama ei hakka. Küll aga see asetab küsimuse alla kogu meie ühiskonna, kogu meie praeguse lääne eliidi positsiooni. Et need inimesed, kes on meile tulnud rääkima siin, ma ei tea, kliima, nagu Bill Gates, kliima religioonist ja rääkinud sellest, kuidas me peaksime käituma, mida tegema, mida sööma, mis on hea ja mis on halb, siis esimene asi, mida tervemõistusega inimene kogu seda väikest nii-öelda mudru vaadates, aga sellest nagu klotsi haaval pilti kokku pannes võib ütelda on see, et teie sõitke seenele. Teid
ma ei kuula absoluutselt teilt, ma ei võta vastu mitte ühtegi moraalset nõuannet. See kõik on vale. Aga on olemas ka tõde ja tõe poole tuleb pöörduda, et näha, mis on vale. Aga ma seekord lõpetan, see oli minu esialgne kommentaar nendele failidele, aitäh teile kuulamast, vaatamast, aitäh kõikidele inimestele, kes on toetanud selle saate tegemist ja plaanivad seda edasi teha. Suur tänu teile, ma ütlen teile tänusõnad edasi praeguse saate vahenduse, sellepärast et ma paljusid ei tunne isiklikult, paljusid kontakte mul ei ole ja ma ei saa teid tänada, aga ma siiralt tänan teid. Suur tänu ja kõike head, kohtume juba järgmine nädal.